Siis vaatlen linde ja märgin üles, keda ma näinud olen ja tulin siia piiluma. Vesikanasid ma pole küll nii palju korraga näinud. Palju neid hinnanguliselt olla võib siin? No ma pakuksin, kui me sealt hakkasime tulema, ma pakuksin 400-500 kuskil. Mis veel kevadlinnud on? Luiged on näha, mis siin veel on? Luiged, jääkosklaid nägin. Sinikael parta muidugi. No, minu eesmärk on ikkagi saada pildile ja siis pärast kodus vaadata neid ja töödelda. Nii, ja palun tutvustage ennast. Andres Killing olen ja olen siis linnuvaatlusega tegelenud 2 aastat. Kaamera on mul 800 mm Canoni L-seeria 5,6 avaga. Ja kaamera on siis Canoni ka 1DX Mark 3, üks uuemaid profikaameraid. Kevadel rändab siin läbi väga põnevaid linnuliike, keda nagu mujal või tähendab muul aastaajal ei kohta. Ja sellepärast ongi kevad selline kiire aeg loodusfotograafidele ja linnuvaatlejatele. Mina olen Kauro Kuik ja tegelen loodusfotograafiaga ja lindude pildistamisega. Aga see fotograaf tahab pildistada. Ja siis osadel fotograafidel on, kes on tõsine profitehnika, pikad võimsad torud, nemad saavad selle pildi kaugelt kätte. Aga kellel nii võimsad objektiivid ei ole, need tahavad minna nii lindudele lähemale, aga lind ei oota, lind lendab minema ja siis on vaatleja kurb ja see profitehnikaga pildistaja on kurb. Ja siis me siin korraldame seda liiklust, et siis nad on informeeritud, et kõik, mis on teisel pool seda karjaaeda, on sihtkaitsevöönd ja liiklemine keelatud. Et siis saab nagu tasakaalu. Ja nüüd, et nende lühema torudega fotograafide aitamiseks panengi neid fotovarjeid siia üles, et siis nemad saavad ka oma elamused kätte. Et tuleb välja, et varjed on 2 liiki, ehk ühes istuvad linnuvaatlejad, kes vaatavad, kuidas linnud endaga toime tulevad, mida nad toiduks leiavad, aga teised on sellised varjed, kus istuvad loodusfotograafid, keda huvitavad samamoodi lindude tegemised, aga mis ikkagi nende toimingute vahe on? No, toimingute vahe on meie kogemuse põhjal siin, kus palju külastajaid käib, on see, et on vaatlejad inimesed, kes soovivad siis kas siis lihtsalt linde vaadata, kas siis palju linde parves vaadata või siis juba professionaalid, kes registreerivad enda jaoks vaadeldud liike ja tõmbavad ristikesi siis oma liigitabelitesse. Madal laht annab lindudele hea toitumisvõimaluse ja puhkamisvõimaluse ja seepärast seda kohta nii aktiivselt külastataksegi. Millised oleks reeglid, kuidas ta peaks siin käituma? No, esmane, kui ta nüüd tahab tõesti siit häid kaadreid saada, siis ta peaks olema siin enne päikesetõusu kindlasti juba. Et
et selle varjesse sisenemine teatud määral ikkagi siia lähedusse tulnud linde häirib ja selle aja peale, kui päike ülesse tuleb ka hea pildistamisvalgus ja linnud on maha rahunenud ja tulevad oma toimetamise siia varjete ette tegema jälle. Mis linnud siia esimesena tulevad? No esimesena tulevad tagasi alati luiged ja nii nagu kusagile lahtist vett tekib, nii on luiget kohe kohal. Tänavu ma olen kuulnud juba sookurgi, kiivitajad on kohal, lagleparved järjest täienevad, lõokest olen kuulnud, kotkad loomulikult, need on meil siin või kohalikud liigid ja siin madalas vees on kotkaste istumiskivid siis, kus nad oma jahti peavad. Siin ilmade soojenedes siin nädala 2-3 pärast on siin veepiiril juba kindlasti palju kurvitsalisi. Hästi vahvad on tutkaparved, neid on siin tuhandelised tutkaparved, kus siis kuked jagavad maid omavahel ja on niisugune hästi vahva vaatepilt. Kaua see aktiivne aeg kestab? Mis kuupäevani te arvate, et võiks siia tulla vaatlema ja vaatama ja pilte tegema? Ma väidan selleks aktiivseks ajaks siin saabuva nädala jooksul kuni mai keskpaigani toimub selline erinevate liikide läbiränne siit. Nii ja palun tutvustage ennast. Minu nimi on Ants Sale, Tuulingu talu Veremees, Läänemaa. Üks varje kasutamise reegel on selline. Ära sisene ega välju varjest, kui linnud on läheduses. Siis häirid sa neid vähem.